Nõo põhikool asub Tartumaal Nõo alevikus ja on üks vabariigi suurematest maapõhikoolidest. 2014. aastal avati värskelt renoveeritud koolimaja. Koolis õpib veidi alla 400 õpilase ja töötab 43 õpetajat. Renoveeritud majas on kooli kasutuses ligikaudu 30 klassiruumi. Lisaks kasutab kool klassiruume gümnaasiumile kuuluvas majas ning suurt spordisaali. Koolis tegutseb palju huviringe ning aasta jooksul toimub palju põnevat. Õppimist peavad meie kooli õpilased väga oluliseks. Seetõttu on meil palju hea ja väga hea õppeedukusega õpilasi. Populaarne on osalemine olümpiaadidel, kus saavutatakse väga häid tulemusi maakonna ja ka vabariiklikus arvestuses. Esimese kuni 4. klassi õpilastele toimub oktoobris õhturaamatuga. Seal on erinevad toad. Tüdrukute toas tutvustatakse nukke, poiste toas dinosauruseid, õuduste toas loetakse õudusjutte ja täringatoas mängitakse lauamänge. On juba kombeks saanud, et sellel nädalal, kui tähistatakse isadepäeva, tehakse Nõo koolis midagi koos isadega. Sellel ja mitmel eelmisel aastal on toimunud erinevad töötoad. Paar aastat tagasi toimusid sportlikud võistlused koos isadega. Märgiaktus on pidulik sündmus, kus 9. klasside õpilased saavad endale Nõo kooli märgi. Nad annavad ka traditsioonilise tõotuse. Teotan, et olen eeskujuks kõigile noorematele õpilastele. Aitan ja abistan neid igati. Kui nad abi vajavad. Olen edukas ja läbin kõik eksamid. Ning olen tubli olümpiaadidel, võistlustel ja viktoriinidel. Olen edukas ja läbin kõik eksamid. Lõpetan kooli sel õppeaastal. Ja heade tulemustega. Luban hoida Nõo põhikooli mainet kõrgel. Esindan kooli hästi. Tõotan, et kannan saadud märki au ja uhkusega. Detsembrikuu on koolis eriti kiire. Käivad ettevalmistused jõulutantsuks, jõululaadaks ja jõulupeoks. 5. kuni 9. klasside poisid ja tüdrukud valmistavad kehalise kasvatuse tundides ette kava. Poisid akrobaatilise kava ja tüdrukud tantsulise kava, mida esitatakse tervele kooliperele detsembri keskel. Traditsiooniline üritus jõulude ajal on ka kirikukontsert, kus esinevad Nõo kooli ja muusikakooli õpilased. Kõige oodatuim sündmus on detsembris jõulupidu. Algklassi õpilastele toimub jõuluhommik, suurematele jõulupidu, kus õpilased saavad ettevalmistatud laule kooliperele näidata. Veebruaris toimub 5. kuni 9. klassidele üritus öö koolimajas ehk kool kui teine kodu, kus õpilased saavadki veeta öö koolimajas. Õhtu jooksul toimuvad erinevad töötoad, fotojaht, viktoriin, filmide vaatamine ja nii edasi. Väga pidulik üritus meie koolis on vabariigi aastapäeva tähistamine. Mitu aastat on selleks ajaks ette valmistatud lavastus. Sel aastal oli selleks suur maalritöö. Emakeele nädalal toimub samuti palju üritusi.
luulemaratonil võtavad suuremad klassid mõõtu, milline klass jõuab kõige rohkem järjest luuletusi lugeda. Koolirekordi püstitas sel aastal 8. B-klass, kes luges vahet pidamata 68 minutit. Maikuus toimub emadele pühendatud kontsert, kus kooliõpilased esitavad luuletusi, laule ja tantse. Avatud on ka õpilastööde näitus. Mai lõpus toimub tutipidu ja sellele pühendatud aktus, kus igal aastal esitavad 9-ndikud enda tehtud laulu ning 8-ndikud panevad neid proovile erinevate katsetega. Oleme käinud läbi tulevee. Nii saabki täis aastaring ja tunnistused saavad järjekordse lennu tublid Nõo põhikooli lõpetajad.